Tere tulemast Musta kassitaro lugemisse kaksikud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 23. veebruar kuni 1. märts. Olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teil siin Sauade kuningaga. No Sauade kuningas on üks selline inimene teie elus, kes ta omab teie üle võimu või kuidas ma ütlen, tema sõnal on kaalu. Teie elus või teie jaoks on tema sõnal kaalu. Ta on selline karismaatiline, ta on tulemärgi esindaja, ta on kas jäär, lõvi või ambur, ta on meesterahvas. Ta on kas teie ülemus, teie äripartner, teie abikaasa, võib-olla poeg. Keegi selline meesterahvas, kelle sõnal teie jaoks on kaalu ja see meesterahvas sellel nädalal julgustab teid astuma ühte riskantsemat sammu, mida teie nagu kardate teha. Et siin kõrval on narr ja narr minu jaoks tähendab uut algust, aga selleks, et see uus algus saaks tulla, tuleb samm astuda. Ja kuna see narr seisab seal kaljunukil, ega ta siis nii väga seda teha ei julge. Aga siin kõrval on saatuse ratas, mis räägib sellest, et mingisugune etapp teie elus saab läbi. Saatuse ratas tähendab uut algust, tähendab nagu oma saatuse pööramist, kuigi te kardate. Ja te kardate oma raha sellesse projekti panna. Sellepärast, et siin saatuse ratta kõrval on see müntide kaart ja see on müntide 4 ja müntide 4 istub siin oma raha hunniku otsas, ta ei taha oma energiat, oma materiaalseid vahendeid, oma aega panna sellesse projekti, et ta nagu kardab, et võib-olla kaotan kõik. Kui ma nüüd riskin, teen selle sammu ja siin all on veel see Sauade 2, mis näitab ka, et te olete nagu teelahkmel, teil tuleb teha otsus. Et lähete vasakule, on turvalisem tee, lähete paremale, tee on riskantsem, aga samas tulemus on võimsam. Ja seda, et tulemus on võimas, seda näitab mulle siin müntide äss. Müntide äss on absoluutse edu kaart. Müntide äss on majanduslik kasv, müntide äss on väga edukas äriprojekt, müntide äss tähendab stabiilset sissetulekut. Ja veel siin viimane kaart on soovide täitumise kaart. See on karikate 9 ja karikate 9 minu jaoks alati olnud soovide täitumise kaart. Ja kui ma nüüd selle nädala niimoodi kokku võtan, nagu mina sellest aru saan, siis üks karismaatiline inimene, kelle sõna teie jaoks maksab. Üks selline tuline, kes ütleb, et nii, nüüd me läheme, teeme selle projekti teoks, siis me saame selle asjaga, mis siin vana oli, ühele poole, läheme uue asjaga edasi. Jah, see on riskantne, aga me astume selle sammu, saavutame edu ja meie soovid täituvad. Et no minu meelest on see väga positiivne nädal. Siin on nagu nii palju potentsiaali ja nii palju nagu võimalusi minna kevadesse uute edukate projektidega, nagu ükskõik, mis see on. On teil koduost plaanis, on teil mingisugune, ma ei tea, äriprojekt, et võib-olla tõesti on siin kodu vahetamisega näiteks tegemist, et te ei taha ära minna, te mõtlete, et nüüd ostame ära selle uue kodu, maksame seal ära selle sissemaksu ja pärast istume võib-olla üldse lõhkise küna ees, aga tegelikult on see olnud teie soov, see on olnud teie soov, mida te olete nagu universumile öelnud ja nüüd on see võimalus, et see läheb täide, aga teie lööte põnnama ja ei julge seda astuda. Õnneks on teil seal kõrval see inimene, kes teid julgustab, kellega koos te käsikäes võite minna, kelle õlga te saate tunda enda kõrval, et mina soovin teile tõesti siis julgust teha õiged otsused, et ärge kartke. No kaardid näitavad küll absoluutselt nagu super edasiminekut või seda, et te ei pea kartma, te ei jää vaeseks, te ei kaota midagi, teil on ainult võita. Ja nii olgugi, tulgu teil väga selline tarkade otsuste nädal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi,
pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.